no tere hommikust, kell on 9 enam-vähem, täna on esmaspäev ja ma mõtlesin, et ma siis täna natukene filmiksin, et teeksingi sellise päev meie elus video. Ja nagu juba kuulda on, siis on meil Moona kodus. Ma võtan ta kohe sülle. Ning Moona on kodus, mitte hoius sellepärast, et eelmine nädal neljapäeval tal tekkis siuke päris paks nohu. Natukene on juba kolmapäeval seda, aga jah, siis ma mõtlesin, et kuigi tal on nüüd 2 viimast päeva on väga okeid olnud, siis ma otsustasin ikkagi, et ma täna jätan ta koju veel ja homme siis lähme hoidu uuesti. Et laupäeval oli ta väga nagu siuke jorrune ja nagu kurb ja tal oli ikka vastik olla, nii et siis ma mõtlesin, et vaatab nagu 2 ööd, kui on okei, siis on hästi ja siis ma tegin siukse 3. päevaga või noh, lasen 3. ööga normaalselt ja siis saab hoidu tagasi minna. Mul tegelikult on see nädal siukseid päevi ka, kus mul on nagu tegemist ja toimetamist. Näiteks laupäeval ma lähen sõbranna juurde filmi vaatama, teeme siukse väikse naisteka. Aga ma mõtlesin, et mul ei ole nagu praktiliselt ühtegi videot siukest, kus meil ongi nagu täiesti tavaline argipäev, nagu näiteks täna. Et tänane plaan ongi see, pane oma pott ära. On see, et me olemegi Moonaga kodus. Ma pean pesu kokku panema näiteks. Ilmselt süüa tegema veits. Moonaga mängima. Õue minema temaga. Siukesed asjad, et mitte midagi erilist justkui ei toimu, aga samas ma saaksin nagu näidata meie siukest tavalist päeva. Ja ma arvan, et siukest asja nagu võiks ka vahepeal näidata, et ei ole kogu aeg see, et mul elus kogu aeg midagi toimub, vaid et mul on ka täiesti tavalist argipäeva. Ja ma arvan, et see on ka tore asi, mida vaadata. Ma küll olen täna tegelikult juba kohvi joonud, aga ma mõtlesin, et ma teen ühe veel. Läksin natukene overboard, sest see on siuke pinevusega hoiab ennast siin. Ja või leiba. Leibur tõi mulle terve suure koti igast rukkipalasi ja leibasi, sest et eile oli leivapäev. Ja nüüd me siis seda rukkipala siin sööme ja taas avastame selle võlu, sest et see on nagu mega hea ikka ja täidab kuidagi rohkem kui sai ilmselgelt. Ning hästi mõnus on. Otsustasin vahepeal siin meie õhksoojuspumba / konditsioneeri filtrit puhtaks teha, sest et ma ei ole seda väga kaua teinud ja seda peaks tegema tunduvalt tihedamini, kui mina seda teen. Nii et praegu oli siis see hetk, kus ma otsustasin, et on aeg seda teha. Kell on nüüd saab 12 varsti. See tähendab seda, et me Moonaga hakkame nüüd vaikselt tuttu minema. Ja siis ma tulengi, kui me olen Moona magama saanud, siis ma hakkan pesu kokku panema ja siis ma teen teile väikse story time'i sellest, mis eelmine nädal juhtus. Instagramis mind jälgib, see ilmselt teab, millest juba juttu tuleb. Aga jah, siis ma natukene avan seda, mis juhtus ja mis nüüd edasi saab. Aga oi, see oli praegu räme võitlus lihtsalt nagu ma ei tea, mis juhtus. Tükk aega pole olnud seda, et mul on lihtsalt nagu
lõugab või nagu röögib lihtsalt nagu meeletu ja ei taha magama jääda, aga noh, juhtub ka neid päevi. Aga nüüd on mul võimalus see pesu siin kokku panna ja siis teha teile see story time, mis ma lubasin. Ma kiiresti panen voodipesu kokku ja siis on siuksed väiksemad asjad, mida mul on mugavam siin nagu panna ja rääkida. Igatahes eelmine kolmapäev siis oli niimoodi, et ma viisin Moona hommikule hoidu, viisin natukene varem kui tavaliselt ja ta pidi jääma ka ilusti lõunasöögiks. Tulin siis koju ja tegin siin mingeid omi asju ja mingi hetk siis hakkasin Moonale järele minema. See oli kuskil mingi, ma pidin 12 minema. Ma hakkasin kodust minema siis kuskil 11:50, ma arvan, võis see kell olla enam-vähem. Sõitsingi välja ilusti ja meil on siis niimoodi, et kui siit nagu külavaheteelt lõpuks siis maantee peale keerad, siis on nagu bussipeatuse boks on ja noh, meil on nagu 4-realine siis ja siis Tallinna poole sõites on nagu bussipeatus ja kiirendusrada. Ja enne kiirendusrada on siis ka aeglustusrada, kus saab siis maha keerata meile külla. Ja siis noh, aeglustusrada siis sujuvalt mingi hetk läheb nagu kiirendusrajaks. Et seal on mingisugune kolmnurk, mis tekibki siis nagu, noh niipidi kolmnurk siis, et mis nagu maha sõit on ja siis peale sõit. Ja mina siis vaatasin, et okei, üks rekka teeb teisest nagu möödasõitu nii-öelda ja et ma siis ei hakka nagu tohutult kiirendama, sellepärast et ma saan siukse lolli kiirus üles, mis nagu ei lase mul nagu hakata möödasõitu tegema ja samal ajal ma nagu noh, ühesõnaga ma ei jõua nagu mitte kuhugi selle kiirendusega ja siis ma kuidagi läksin veel niimoodi, ma ei sõitnud nagu otse selle kiirendusrajale isegi, vaid läksin nagu kuidagi niimoodi kiirendusraja ja selle bussipeatuse vahel, noh, sõitsin nüüd joone peal nii-öelda. Ja siis mingi hetk, nagu see oli sekundite mäng nii-öelda, mingi hetk vaatan peeglisse, noh, mõttega, et ma siis nüüd hakkan vaikselt nagu noh, kiirendama, et ma saaksin nagu nende rekkate taha. Ja vaatan peeglisse ja vaatan, mida paganat. Mul on rekka liiga lähedal. Pidagem siis meeles seda, et ma ei olnud see kiirendusrajal veel, ma olin tegelikult see bussipeatuse boksi poole hakkasin suunduma. Ja vaatan, mida pekki, mul on rekka liiga lähedal. Ja next moment ei olnud mul enam peeglit. Tähendab, see rekka oli mul reaalselt niimoodi nagu täiesti külje peal. Ja peeglit mul enam ei olnud ja siuke hea ragin. Ja siis ma mõtlesin, mine pekki, mulle sõits rekka otsa. Ja ta oli kiirendusrajal. Ja siis pidasin auto kinni. Ma ei jõudnud isegi ma sinna bussipeatusesse. Pidasin oma auto kinni ja esimene mõte oli, ma pean Kristjanile helistama. Helistasin Kristjanile, ütlesin, et mul sõits rekka otsa. Noh, ta küsis loomulikult, kas minuga on kõik hästi. Minuga oli kõik hästi. Ilmselgelt, kui ma helistan, siis on hästi. Et siis ma ütlesin, et ma ei tea, mida ma tegema pean. Kuigi noh, see on suht obvious, mis tegema pead. Kristjan ütles mulle, et küsi sellelt juhilt siis neid kindlustuspabereid, et kas temal on, sest et minul ei ole kindlustuspabereid autos või noh, neid nii-öelda juhtumi registreerimispabereid. Läksin siis autost välja ja noh, Kristjan ütles ka, et kui tal ei ole, et siis helistab politseisse. Ja siis läksingi välja ja tema oli ka juba välja tulnud. Ja siis ma sain aru, et ta on venelane. Ja kuna mina vene keelt ei oska ja tundus, et tema nagu ka liiga hästi eesti keelt ei oska,
siis ma mõtlesin, et ma küsisin talt, kas tal need paberid on, siis ta ütles, et ei ole. Ja nägin, et suht kehvasti räägib eesti keelt ja siis mõtlesin, okei, ma siis kutsun politsei. Kutsusin politsei või helistasin häirekeskusesse ja siis sealt öeldi, okei, saadame patrulli välja. Siis ma sain aru, et okei, mul on vaja tellida puksiir ja seda ma alguses arvasin, et mul on lihtsalt peegel maha sõidetud, aga kui ma sinna rekka poole läksin, siis ma nägin, et mul esistangega täiesti ripub. Ja siis ma mõtlesin, okei, mul on vaja helistada hoidu, sellepärast ilmselgelt ma ei jõua moonole järele. Mul on vaja tellida endale puksiir. Mis ma siis nüüd teen? Ja pluss mul on vaja oodata politseid. Ja siis helistasingi kõigepealt hoidu, et tere, et mul juhtus autoõnnetus, et ma ei jõua moonale mitte kuidagi järele, et mis see variant on, nad olid, ei, see on okei, et eks me siis üritame ta magama panna. Ma ütlesin, okei, väga hea, selge. Ja siis nüüd ütlesin kohe, et rahu, et kõik on hästi, et me hoolitseme moonest, et sa vaata, et sa enda asjad siin korda saad, on ju. Ja siis oligi okei, helistasin selle, siis helistasin puksiiri. Puksiiri kohta öeldi mulle seda, et ma telliksin puksiiri siis, kui politsei on andnud loa, et kui politsei on nagu selle olukorra ära fikseerinud ja andnud loa siis auto ära pukseerida. Siis vahepeal helistas mulle politsei tagasi ja ütles, et nemad mulle tõlketeenust osutama ei tule, millest nagu ma ka aru saan selles mõttes, et neil on ka targemat teha ja nad ütlesid mulle, kas ma tean, et mul on võimalus see nagu netis ka need paberid teha, ma ei teadnud seda. Ja siis nad ütlesid mulle selle lehekülje, tollel hetkel oli see veel avarii.lkf.ee ja siis ma ütlesin, okei, et eks me siis üritame nagu hakkama saada, et nad ütlesid seda lehekülje, saad seda keelt ka muuta, et näidata talle kõik enam-vähem ette ära, mis seal nagu toimub, on ja et ilmselt ma saaksin sellest vene keelest ise ka aru. No ega ilmselt ei oleks aru saanud, aga õnneks siis see mees nii palju nagu suutis pingutada, et aru saada, et mida me seal nüüd teeme. Tegin kõik pildid ja siis täitsime seal selle asja ära. Tema loomulikult tunnistas ennast kohe süüdi. Ta ütles kohe, et ta vajus sinna kiirendusrajale, et ta ei näinud mind. Ma ei saa nagu olla süüdi selles, kui lihtsalt tavarajal sõitev rekka järsku otsustab minna kiirendusrajale, et ilma igasuguse põhjuseta. Ja siis ütles ka, et on süüdi. Tegime siis pildid, täitsime selle asja seal kõik ära ja mina suutsin õnneks nagu nii palju maha rahuneda selle ajaga ja ma suutsin talle rahulikult selgeks teha, et nii, et me suutsime selle asja nüüd ära registreerida. Talle tuli sõnum kohe selle sündmuse registreeringu kohta. Ja siis ta küsis, mis ta tegema peab. Siis ma pidingi seal näitama talle, et ta peab siis kinnitama, et tema on süüdi. Ja et kas see kindlustus, mis tal nagu seal on valitud, on õige. Ja ta oli veel otsinud välja selle nende mingi kindlustuspoliisi numbri ja asjad. Ja siis ma ütlesingi, et seda ilmselt ei ole vaja, nii et see läheb siis otse kindlustusse. Ja kindlustus siis suhtleb nendega. Ja siis saimegi selle asja registreeritud ja oligi nagu kõik fine selles mõttes. Mina sain siis veel kutsuda enda ristiisa endale järele, sellepärast enda autoga ma kuhugi ei sõida. Ja Moonal oli mul ikka kohe järele minna ilmselgelt ja Kristjan oli sellel hetkel Soomes. Nii et mu ristiisa oli mul suht ainukene variant. Helistasingi talle, ta oli loomulikult kohe valmis mul appi tulema. Ja siis oligi, saatsin selle rekka minema ja hakkasin siis ise endale tellisin puksiiri. Puksiiril läks circa 45 minutit, et jõuda minuni. Selle ajaga me siis tõstsime Moona turvatooli mu ristis autosse. Ma täitsin siis selle asendusauto taotluse veel ära, sest asendusautot oli mul ilmselgelt vaja, kuna me ei saa siin nagu jalgsi liikuda kuhugi. Tuligi puksiir ja ütles, et neid õnnetusi siin juhtub nii palju, et ta käib siin nii palju ja väga sarnase
nagu profiiliga juhtumid on kogu aeg. nii et ja siis ma saingi tegelikult üks hetk aru, kui ma seal ristis ootasin ja siis ristiisaga veel ootasime nagu puksiiri. et mis see situatsioon siis põhimõtteliselt oli see, et rekkad käivad seal kiirendusrajal puhkamas või ma ei tea, peatumas. et sellel ajal, kui me seal ootasime, peatus vähemalt 2 rekkat seal. ja mitte selleks, et tulla vaatama, mis juhtunud on, vaid nad peatusid seal, olid 10 minutit ja sõitsid minema. ja nad peatusid nagu ka niimoodi ilmselgelt, et nad läksid aeglustusrajale ja siis nagu läbi kiirendusraja nii-öelda ja lõpuks jäid siis seisma. et ilmselt oli see, mis siis ka meil juhtus. et hästi haige juhtum ja kõige õudsemaks teeb minu jaoks sellest see, et ma ei tee tavaliselt sellist manöövrit, et ma justkui lähen natukene läbi selle bussipeatuse boksi, et ma ikkagi tavaliselt vaatan nii, kiirendusrada on tühi, aeglustusraja kedagi pole ja või noh, mis ma sellest aeglustusrajast vaatan, ma pigem vaatan seda, et okei, mis see suund teeb, et kas mul on nagu võimalus otse sinna suunda sõita või ma lähen nagu mööda kiirendusrada. ja kui ma oleksin läinud otse kiirendusrajale, siis oleks fakt olnud see, et mul oleks endale sisse sõidetud nagu otse minusse sisse. et ma ei tea, mis kaitseinglid mind hoidsid sellel hetkel, aga nii mulle vahepeal helistas Moona Hoid, et selgitada, kuidas me nüüd edaspidi teeme. aga ühesõnaga too päev siis jah, ma jäin vist selle juurde, et ma ei ole tavaliselt sihukest manöövrit teinud. ja too päev olin ma tegelikult hästi liimist lahti ülejäänud päeva. et õnneks ma pidin kohe toimetama ja nagu ajama endal neid asju. ja siis, kui mul olidki asjad nagu aetud ja me hakkasime nagu Moonale järele sõitma. Moona magas too päev hoius ja sõi lõunat. et see nagu päästis nii tohutult ja kõik oli okei. aga siis, kui me hakkasime järele sõitma Moonale, siis ma nagu tundsin, kuidas see šokk, mul on 2 faasi oli šokki. Esimene oli see, et ma värisesin üle kere, sest ma olin nii ehmunud ilmselgelt. Selleks, et mul see värin üle läheks, läks mul mingi 1,5 tundi. ja siis tekkis see, et ma tundsin, et ma tahan tohutult nutta. siis õnneks oligi see, et Moona Hoidu sõit võttis hästi lühikese aja, nagu ikka meil. ja võtsin Moona, siis ma jälle pidin tegelema Moonaga ja möllama ja nagu siis jälle nagu lükkasin seda nuttu edasi. ja kui lõpuks siis õhtu saabus, siis ma nagu ikka lahistasin nagu väga-väga palju nutta, et nagu just see, et nagu mõelda seda, et kuidas mul vedas, et see on nagu nii ebareaalne minu jaoks. ja see nagu praegu tekitab ka mulle sihukest nagu kerget nagu värinat hinge. et see olukord ei olnud nagu üldse lihtne ja see, kuidas kõik oleks võinud minna, on nagu nii õudne, et see rekk ei tulnud mingi väikse kiirusega, mingisugune 10 kilomeetrit tunnis, vaid see oli suur kiirus selles mõttes ja tal läks ikka nagu aega, et seisma jääda. et tema jäi nagu seisma täiesti kiirendusraja lõpus. ta isegi nagu sõitis natukene nii-öelda, et ta oli osaliselt ikkagi nagu sõidusuunas veel lõpuks oma kabiiniga, et jah. ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et ma võin siin alati ju vaadata. aga ma arvan, et ma ei hakka enam elu sees vist ja nagu üldse meie nagu külakesest väljagi sõitma enne, kui ma näen, et mitte ühtegi rekkat ei paista. et mul on alati olnud rekkate suhtes nagu see, et mulle ei meeldi neist mööda sõita tegelikult. ma sõidan neist hästi kaugelt mööda. et kui ma ka oma praktikat tegin, siis mulle ei meeldinud see, kui rekkad must mööda sõidavad.
Ja see oli minu jaoks nagu, ma tundsin ennast hästi väiksena ja ma tundsin ennast üli ebamugavalt. Et jah, see kõik nagu tekitas sihukest lisahirmu jälle. Mul sama on ka bussidega, mulle ei meeldi bussidest ka mööda sõita ja mulle meeldib, kui bussid minust mööda sõidavad. Samasugune suur masin. Et jah, õnneks ma sain hästi kiiresti asendusauto. See tingis ka kohe selle, ma pidin ise sõitma uuesti. Et mul ei jõudnud tekkida või ma ei saanud lasta tekkida endal hirmul sõitmise ees. Sõitsin samamoodi rekkast mööda ja kõik see, et ma pidin uuesti liiklusesse minema, et kui ma kunagi oli mul samamoodi liiklusõnnetus, kus mul auto otsa sõitis jalakäijana, siis ma vältisin ülekäiku, kus see õnnetus juhtus mingi 6 aega. Ja mul oli hästi ebameeldiv üldse nagu liiklusesse tagasi minna ja üle tee minna. Ja ma siiamaani tegelikult ei lähe, ei astu enne üle seberale, kui ma 100% näen, et autod seisavad. Et isegi kui ma näen nad aeglustama, ma ei lähe. Et see on nagu siuke kerge hirm siiamaani. Lihtsalt jah, see olukord nagu tohutult mõjutab mind, et nagu tohutult. Ja nagu paratamatult ma ketran seda stsenaariumit nii palju enda peas läbi praegu. Et jah, see nagu seab hästi tugeva perspektiivi selle, et kui habras kõik on ja kui kiiresti kõik muutuda võib. Hinnake kõike, mis teie ümber on. Nagu väärtustage enda elu, väärtustage enda lähedasi. Ja ärge võtke midagi nagu iseenesest mõistetavalt. Et see on ka põhjus, miks nagu näiteks ärge tülitsege inimestega pikalt, et nagu te ei tea, millal või nagu mis järgmine hommik tuua võib nagu, või kuidas teie päev lõppeda võib, et ärge püsige inimeste peale kurjad, eriti oma lähedaste peale, et jah, tuleb edasi minna oma eluga ja mõelda, et ei läinud halvasti ja kõik on hästi. Nii et jah, panen need pesukappi, püün oma pisarad ära ja mõtlen, mis ma nüüd edasi teen, et kas mul on hoovi peal midagi teha või mis mu nagu plaan täna on. Moona ärkas vahepeal üles ja me sõime oma eilset pikkpoissi. Nüüd ma mõtlen, et võiks õue minna. Et ma siin vaatan nüüd natukene seda Andrei Sevakini ja Robin Valtingu videot, kus nad siis vaatavad seda Üks nädal Kristinaga teist osa. Ja siis eelmine osa vaatasin ka ära ja siis kirjutasin ka sinna kommentaari, et see monteerija on nagu esimest korda mingi enam-vähem mingi Wondershare'is või kuskil nagu või Filmoras ja lihtsalt nagu kasutab kõiki efekte, mis nagu üldse olemas on ja paneb kõik kasutusse, et see on lihtsalt nagu, see montaaž on nagu nii hull lihtsalt, et nagu seal toimub nii palju montaažis, et see nagu näeb välja nagu mingisugune lapsed enam-vähem nagu mingi soperdis YouTube'i video, aga noh,
ma olen selle küll ära vaadanud, aga noh, mulle meeldib nende reaktsioonidega lihtsalt vaadata seda, sest et ma saan nii palju samastuda, nii et ma vaatan, mul on 108 mintsa jäänud veel. Ja siis ma lähengi Moonaga õue. Moona tegi mega lühikese une, nii et see õue minek on väga õigustatud. Tere hommikust! Eilne päev lõppes nii järsku ära, et kuidagi ei jõudnudki nagu väga midagi rohkem filmida ja ega reaalselt ei olnud ka midagi, sest Kristjan tuli koju ja siis me lihtsalt olime, vaatasime sõpru ja siis ma mõtlesin, et kuna mul täna tuleb sihuke vabam päev enda jaoks, siis ma lähen ka Ülemistele paari riideset proovima, loodetavasti ka ostma. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan sellele siis ka kaasa teid. Et tuleb sihuke veeda 1,5 päeva minuga nii-öelda. Nii, viisin Moona ära, jäi veits jauruga, aga ei ole hullu. Ja ma jõudsin nüüd siis koju, tegin juba põrandalt puhtaks ja diivani, et mul oleks siin natuke sihuke inimlikum olla. Aga jah, ma teen endale meie väikse söögi selle rukkipalaga, mida Leebur mulle tõi või saatis. Ja vaatan siis, ma arvan, Karim Božidajevi videot sellepärast, et ma pean siin natukene, kell on praegu, kell saab 9. Mul on vaja vähemalt 0,5 tundi surnuks lüüa. Nii et siis ma sööngi ja vaatan videot ja olen natukene omaette. Ma nüüd hakkangi minema ikkagi Ülemistele. Tahan proovida
ja loodetavasti osta ühtlasi jalanõusid, mida ma hakkan kandma nagu kas sukaga või mingisuguse siukse ülimadala sokiga või niisuguse õhukese sokiga. Ja nagu ma pidin siuksed sokid jalga panema. Ma loodan, neid on näha ka. Need on super ebamugava minu arvates, kui sa paned näiteks mingid tossud jalga või midagi. Või nagu siuksed nagu vansi moodi. Mul alati need nagu libisevad maha jalast. Aga kuna ma taolisi sokke hakkan tõenäoliselt sügisel rohkem kandma, lihtsalt mugavamaid ja siukse, mis jalas püsivad paremini, siis ma pean sellega proovima. Hetkel sõidan ma siis siukese golfiga. Väiksem kui minu auto, aga saab sõidetud küll. See sõitmine oli praegu päris creepy. Kõik möödlasõidud olid siuksed nagu just rekkatest, et nagu siuke vastik värin tuli sisse ikkagi peale seda ja praegu on ka nagu siuke, et ma ikka tunnen, et ärevus on päris kõrge ja nagu nõuab ikkagi nii-öelda harjumist uuesti see tegevus, nagu nimetatud möödasõitmine ja üldse rekkate kõrval sõitmine on nagu siuke vastik. Aga ei ole hullu, ma saan sellega hakkama. Nüüd ma jõudsin Ülemistele, ma panen auto parkima ja siis läheme shoppama. Ma kaamerat on autosse, ma ei hakka seda kaasa võtma, sest et mul ei ole kotti ega midagi ja see oleks nagu liiga siuke kobakas asi, mida kaasas tassida. Mis ma ostsin. Esimese asjana ma ostsin selle pruuni kampsuni, mis ma näitasin. Ainult, et üks number väiksema. Ja siis ma ostsin sellised kingad. Ma arvan, ma ostan nad mingi hetk ka heledad. Ja ning see valge kampsu, mis ma proovisin, mis oli samasugune nagu see pruun, sellega on niimoodi, et ma nägin samasugust, ainult mustade nööpidega nägin H&M-is, nii et ma pigem ostan vist selle H&M-i oma mingi hetk, see oli küll kallim, need jalanõud olid mingi 13 € ja inimesed kuulavad nii kõvasti muusikat ja see kampsun oli mingi 10 €. Aga H&M-is jah, see kampsun oli nagu gramm kallim, aga hästi hea materjaliga. Ma praegu siit Ülemiste omast seda ei leidnudki, aga ma siis mingi hetk lähen otsin kuskilt mujalt. H&M-is ma proovisin seda kleiti ka. No ma ei tea, see on jälle mingi viral kleit ja just kui nagu võiks sobida on ja, aga mulle jälle ei sobi. Et ilmselt mul on see mom pouch lihtsalt liiga suur, et siukseid asju kanda. Aga nüüd ma lähen Ortosse ja ostan Kristjanile kreemi. Ma olen nüüd kodus tagasi. Ja ma panen nüüd need videot tõmbama ja hakkangi seda videot monteerima. Ja siiamaani mulle hoiust helistatud ei ole. Moona peaks hakkama nüüd seal magama minema. Nii et ma loodan, et on kõik hästi. Ja mul on hästi hea meel, kui sa selle videoga siiamaani jõudsid. Ja kui sulle see video meeldis, siis pane like
ja kindlasti kanalile ka subscribe, sest ma vaatasin, et päris paljud need, kes neid videosi vaatavad, ei ole subscribe inud, nii et kindlasti subscribe'i. Ja näeme siis juba järgmises videos.